Hello. Täna ma teen siukse jutustava vlogi, sest et kusagil umbes tunni aja pärast ma pean selle vlogi juba YouTube'i üles laadima. Panen kõik korra niimoodi, sest et mul on vaja kell laadima panna. Jah, ühesõnaga ma olen räigelt ajahädas, nagu teiega olen ajahädas. Aga ma jõuan sellest rääkida veel. Räägin, kuidas mul vahepeal läinud on. Neljapäeval jäi vlog ära. Sellepärast, et ma olin vanematega koos Piirissaarel. Piirissaare on siis minu vanemate põhimõtteliselt nagu koht. Ühesõnaga, mingi ajalugu oli selline, et enne selle issand jumal, kommunistid või? Oli vist äkki kommunistid. Enne kui kommunistid okupeerisid selle ala, siis meil oli päris suur ala ja tegelikult seal, kus on praegu Piirissaarel see telemast või mis iganes see suur mast seal on, tegelikult on see meie maa, aga jah, ta jäi niimoodi nii nagu on. Mulle räigelt meeldis Piirissaarel. Seal oli nii mõnus. Päris ma nagu tundsin ennast, nagu ma oleks tagasi lapsepõlves. Selles suhtes seal on see õige, see maaelu. Mis minu jaoks see maaelu on? Minu jaoks maaelu on selline esiteks vaikus. See värske õhk. See mõnus õhk, nagu seal on teistsugune see õhk. Ja see, kuidas välja näeb, see visuaalselt, seal on hästi selline, kuna ma olen, issand jumal, kuidas vene keeles on Staraverja, see on vana õigeusk, jah, ma olen vana õigeusk, kui ma turistitud. Aga ma olen seal hästi palju olnud ja see ongi üks osa minu lapsepõlvest, siis ma tunnengi seda suhteliselt mõnusalt. Jah, aga ärevus oli ka päris suur. Ma siin kusjuures mõtlesin selle peale, et tegelikult see, et kui ma astun kodust välja, ma teen päris suure pingutuse selle jaoks, et tegelikult nagu eksisteerida siin maailmas, sest et tegelikult mul on väga räiged ärevuse häired. Viimasel ajal tihedamini. Pšu! No vaadake seda palju. No vaadake. Pšu! Tule ütle tere. Ok. Issand jumal, nüüd ma mäletagi, mis ma rääkisin. Vist äkki seda, et mul on räiged ärevuse häired on ju. Ja siis kui ma välja kuhugi lähen, siis on päris suur edusamm. Ikka väga suur edusamm. Kuidas ma sellest aru sain, ma käisin eile, pühapäeval, käisin Pranglil. Seal olid suvepäevad, minu endine töökoht. Kutsuti suvepäevadele Prangli saarele. Nad ei kujutate, kui räige ärevus mul oli. No ma võtsin ikka korralikult üle lubatud nagu seda rahustit. Seal oli nii palju inimesi, seal oli nii palju võõraid inimesi ja see kogu keskkond minu jaoks oli liiga too much ja mul mingi hetk praamil isegi hakkas vaikselt paanika hoog pihta. Aga ma võtsin veel suurema doosi rahustit ja siis umbes kuidagi lõdvestusin natukene. Ja. Aga ma sain hakkama, ma sain nagu reaalselt hakkama. See on väga lahe. Mis veel laupäevasest päevast ma siis alustasin personaaltreeneriga trenni tegemist. Tean seda personaaltreenerit, tean seda treenerit enda endise töökoha pealt, mis iganes. Me eelmine aasta tegime koostööd või nii, mitte koostööd, vaid ta käis hästi tihti meie juures seal kaussi söömas ja
siis me jäime nagu juttu rääkima ja värki ja siis lõppkokkuvõttes eelmine aasta läks pekki see üritus, et ma hakkan treenima, aga see aasta ma otsustasin, et ei, ma teen ära selle. Ma kohe jätkan oma rääkimisega treeningi kohta. Nii, mul elukaaslane siis tuli koju, siis mul oli vaja läbi rääkida asju. Oodake, nii, millest ma rääkisin? Ma rääkisin trenni asjast, on ju, okei. Kohe, kui ma selle vlogi ära monteerin, on ju, siis ma lähen trenni. Esimene trenn, üksinda, jõutrenn. Mu aju praegu lööb täiega plokki, ütleb, et ära mine Katrin, ära, ei, ma ei taha, ma ei viitsi, on ju. Mul on räige ärevus tegelikult praegu. Ma loodan, et mul paanikahooni ei lähe. Et paanikahoog peale ei tule jälle. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et kui mingisugune selline asi toimub, siis ma pean kahjuks rahustit võtma. Aga kui see teine kord toimub, siis on juba okei, siis ma olen nagu ok. Ma ei tea, mis värk on ajuga. Homme on mul psühhiaater, ma saan psühhiaatriga rääkida. Ma niikuinii pean talle tunnistama, et ma olen rohkem võtnud, kui lubatud üldse on. Aga see aitab mind päriselt ja ma tean seda, et see võib sõltuvust tekitada. Ma kontrollin seda. Päris ausalt kontrollin seda. Mul on päevi, kus ma üldse ei võta. Üldjuhul on need päevad siis, kui ma olen kodus. Ja ma ei tea, mingi stressoreid ei ole kodus või mis iganes, et me ei lähe selle elukaaslasega nängutama. Ja ma ei tea, selline asi. Ma loodan, et see läheb üle, sest et homme teoreetiliselt ma lähen jälle trenni, sest et me lähme kolmapäeval Poola ja me oleme seal 3 päeva, ehk siis ma olen laupäev, pühapäev olen ka kinni, aga siis ma peangi pühapäeva õhtul vist lähen, teen selle 3. trenni ära sel nädalal ja siis hakkab järgmine nädal pihta. Et ma ei tea, teate, mul on kuidagi siuke hästi palju ärevust on lihtsalt, hästi palju äratundmist või sellist nagu hästi palju analüüsin ja mõtlen ja ma ei tea, siuke mõtlemise aeg on kuidagi praegu, jälle nii palju asju on nagu, jälle ma muutun, jälle mul tuleb mingi uus asi ja eks mul ärevus on sellepärast, et äkki mul, ei tee seda enam jälle või jälle libastun, jälle kukun ja siis nutan natukene maas ja jälle tõusen püsti, siis aga see on nii keeruline protsess alati. et jah. Täbin ikka endiselt. Lisaks on mul vaja veel suvepäevade materjali ära monteerida, alguses ära sortida ja siis ära monteerida, aga ilmselt ma tegelen sellega homme, sest et homme on vaja koristada, homme on vaja kõik asjad Poola jaoks kokku pakkida. Et ma ei tea, selles suhtes te võite kirjutada, kas te soovite Poola vlogi või mitte. Sest Poolani on teoreetiliselt veel 2 päeva aega, ilmselt me võtame droonid ja kaamerad, kõik asjad kaasa. Aga siis ma tean, et kas ma hakkan tegema. Äkki elukaaslane jälle kuhugi sõidab mingi hunnikusse ja siis me kaevame ennast sealt välja. Ja ma ei tea, et mu kõht täiega koriseb. Nad ei korise, mul on kõht tühi. Või nad ei ole tühi. 2 banaani 1 õuna sõin. Ja ma ei tea. Ma ei tea selle peale, et ma ei taha trenni minna. Tahab trenni minna. Personaltreener ütles ka, et tegelikult ma olen hästi halvas füüsilises vormis. Pean hästi palju ikkagi pingutama ja trenni tegema ja sellepärast ma vist võib-olla kardangi sinna trenni minna. Ma ei tea. Ühesõnaga, vot selline kiire vlog see oligi, sellepärast mul tõesti, ma olen praegu aja hädas järjekordselt. Mul on näiteks liiga palju asju. Aga
aga kirjutage palun, kas te soovite Poola vlogi, kui soovite, kirjutage lihtsalt Poola ja siis ma tean. Isegi kui üks inimene kirjutab, siis ma niikuinii teen. jah. Teate, ma ei oska mitte midagi öelda, ma tahan ära monteerida, siis tahan kiiresti trennis ära käia, et lõpetada enda piinad ära. jah, niimoodi. Ma loodan, et me näeme neljapäeval, ma väga loodan, aga ma ei ole kindel. Täbin uuesti teid. Kurat küll, ütleme, et teeks korda selle asjanduse. Ma pean nägema ennast. Mul on see haigus, ma pean nägema ennast. Aga näeme siis järgmise vlogis, nii et bye!